ning kogu piletitulu siis ja annetuskastidest teenitud tulu läheb siis Ukraina heaks toetuseks. Et täna on meiega peatreener Jürgen Enn ja kaitsja Joonas Tamm. Võid alustada. Jürgen, millise suhtumisega meeskond sellele mängule läheb? On see lihtsalt selline võimalus head teha, heategevuslik showmatch või sa mõtled tõsiselt juba ka euromängudele? No, ma arvan, et nagu Rünna sisse juhatas, et esimene eesmärk on ikkagi, ma arvan, juhtida tähelepanu sõjale ja selle tõttu, et me nagu ei harjuks võib-olla liialt lihtsalt ära sellega, et see on saanud meie nagu igapäeva osaks, aga sellised üritused, ma arvan, aitavad nagu tähelepanu sellel hoida, pluss siis teine pool see, et meil on võimalik siin loodetavasti raha koguda, mida siis heal eesmärgil kasutada ja siis ma arvan, tuleb see sportlik pool, et millele me ka kindlasti tähelepanu juhime, et loodetavasti mäng on nagu atraktiivne, sportlik, et ka pealtvaatajatel on mida vaadata. Kui põhjalikult sa oled vastast analüüsinud, teed sa nagu iga vastase analüüsi, oled videosid vaadanud, milline meeskond Dinamo on? Ja me selles osas ikkagi valmistusime nagu me igaks vastaseks, et ma arvan piisava põhjalikkusega, et tegime ikkagi meeskonnale, ma arvan, pildi selgeks, et mida oodata. Mida siis on oodata? Stiili mõttes väga, ma arvan, ründavat võistkonda, kes on palliga osav, et võib võrrelda stiili mõttes natukene eelmise aasta Partisaniga, et selline meeskond, kes tahab palliga mängida, on agressiivne, et selles mõttes nagu tänapäeva jalgpall on. No teada on, et põhimehed on ka koondisesse lahkunud, et kui palju see Kiievit nõrgemaks teeb? No, raske öelda täpselt, et kui palju nad oma koosseisus muudatusi selle tõttu on sunnitud nagu tegema, kui palju tulevad noored, aga kindlasti, mida on oodata, ma arvan, et motiveeritud mängijaid, et sellistes mängudes ja kui antaks, ütleme siis, teistele mängijatele võimalusi, et siis nad ikkagi tahavad tõestada, tahavad mängida, et ma arvan, mänguisu taha kindlasti midagi seal ei jää. Paned sa välja oma hetke parima koosseisu või annab see mäng sulle võimaluse ka kedagi nii-öelda hoida? Meil on, ma arvan, et suhteliselt parim koosseis, mis me saame nagu panna, et mõningad mängijad vajavad lihtsalt puhkust, mõningaid natukene roteerime, aga me ikkagi lähme oma peaaegu parima koosseisuga, ma arvan. Saad sa anda ülevaate, mis seis on hetkel Kostja Vassiljeviga? Tema lihasuuringust tuli välja, et tal on reelihases väikene rebend, et siis 2-3 nädalat. Joonas, sa oled enne nüüd Floraga liitumist Ukrainas töötanud, mänginud, elanud. Kas see mäng on sinu jaoks natukene teistsugune selles valguses? Ma arvan, et ei ole, et nagu Jürgen ütles, et siis see on heategevuslik mäng, meie jaoks mäng tugeva vastasega, kus me saame lihvida oma mängu ja valmistuda suvisteks Euroopa mängudeks, et väljakul suudad kogu selle, mis muidu Ukrainaga on seotud, välja lülitada? Ma usun küll. Kui lihtne see on välja lülitada? No jalgpall on siuke mäng, et kui sa väljakul oled, siis väga ei ole võimalust mõelda muudele asjadele, et sa keskendud mängule ja mis hetkel väljakul toimub ja kõik muud mõtted lähevad peast ära. Aga kuna sul endal isiklik side Ukrainaga on olemas, siis kuivõrd palju või kuidas sa ise viimased kuud kõiki neid sündmusi oled jälginud, alates sellest, kui sa ise Ukrainast praegu ära tulid? Et on see, kuidas see sinu nagu, ma ei tea, maailma on muutnud? No kindlasti on väga kurb näha, mis seal toimub
õnneks minu meeskonnakaaslased ja klubi on Poltavas ja seal on kõik hästi, aga üleüldine pilt on väga halb. Aga ma olen üritanud ikkagi oma asjadega edasi minna, et ma igapäevaselt nii palju jälgi, mis seal toimub. Kas jalgpallil või mis sa arvad või tunned, kas jalgpall suudab kuidagi ukrainlastele selles keerulises olukorras mingit tröösti pakkuda? Ma arvan küll, et sellised mängud nagu me homme mängime ja mida Dünamo varem mänginud, et kindlasti kõik need, rahvas näeb, jalgpalli vaadatakse ja ma arvan kindlasti see aitab. Joonas, sinu viimane mäng Dynamoga oli 6 kuud ja nädal tagasi 2-1 võit võõrsil, et kui palju see meeskond, kellega homme mängitakse, on see sama meeskond ja kui palju see sellest mingit infot ja mõtteid saad ammutada? Peaks olema suht sama meeskond, miinus siis need mängijad, kes on koondisega ja kes ei liitu või ma täpselt ei tea, kes eile mängisid või kes siia tulevad, aga üldpildis peaks olema sama meeskond. Jürgen, saad sa natuke avada seda, et sellise mängu kokkuleppimine, et kui palju see ongi lihtsalt back-office'i töö, et öeldakse nüüd peatreenerilt, kuule, et see mäng tuleb panema meeskond valmis ja kui palju oli see jutt ka sinuga, et vaata, siin on nüüd hea võimalus, kuidas ette valmistada nendeks tulevasteks euromängudeks näiteks? 70-30 et ega väga palju ütleme, seda tööd, mis seal nagu taustal toimus, seda minuni ei jõudnud, et me lihtsalt arutasime kontoriga nagu läbi, et kuidas see võiks siia sobida ja võtsime lihtsalt otsuse nagu vastu, et samas ma arvan siin väga pikalt nagu me nagu sellest ei rääkinud, et leidsime, et see on hea võimalus ja kasutasime seda. Joonas, kas sinu meeskond teeb praegu trenni või mis elu meeskonna vastased elavad? Ja, meeskond teeb Poltavas trenni. Treeningutega on liitunud teiste klubi mängijaid, nagu ma olen saanud kuskilt teised kõrgeklubid ühesõnaga, kes ei treeni, siis need mängijad on tulnud ka Poltavasse, et seal on hetkel vist kõik turvaline ja sain ka info, et juulikuus juba tahetakse alustada laagriga Poolas valmistama ette konverentsiliiga mängudeks, et seal nagu trenn käib ja kõik on hästi. Juulis siis koos sinuga või sinuta? Seda ma ei oska hetkel öelda. Kas on veel küsimusi? Kui rohkem küsimus ei ole, siis aitäh ja näeme homme ning siis homme mängu ajal ja siis pärast mängu. Aitäh!